Hea sõber, soovin sulle ja su perele õnnistatud 4. adventi. Tänane evangeelium viib meid nii-öelda jõulusündmuse ukse lävele või isegi lausa selle südamesse. Me vaatleme siin Joosepit, kes tavaliselt kipub kõiges järgnevas jääma kuidagi Maarja varju. Kuid kuulakem kõigepealt, kuidas evangelist Matteus meile seda teemat oma evangeeliumis esimeses peatükis 18. kuni 25. salmini avab. Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda koju viimist, et ta ootab pühast vaimust last. Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos issanda ingel, kes ütles: Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Kõik see sündis, et läheks täide, mida issand on rääkinud prohveti kaudu. Ennäe, neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes Jumal on meiega. Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde, ent ei puutunud temasse enne, kui Maarja oli poja ilmale toonud. Ja ta pani lapsele nimeks Jeesus. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Head sõbrad, tavaliselt kuuleme me jõuluajal Jeesus lapsest, Maarjast, inglitest ja karjastest. Kuid tänases evangeeliumis leiame me sageli varju jääva Maarja kihlatud mehe Joosepi. Just temaga võiksid meist ka paljud oma vaimulikes otsingutes kuidagi samastuda. Kujutle hetkeks puusepa töökoda. Seal seisab vaikiv Joosep, höövel käes, kuid pilk on suunatud kuhugi kaugusse. Seal on mees, kes kannab üksinduses oma varjatud koormat. Mees, kelle õiglane maailm on kokku varisenud. Ja kuidas edasi elada? Nagu kuulsime, nimetati teda õiglaseks. Piiblis on õiglased need, kes usaldavad Jumalat ja elavad vastavalt tema käskudele ning tegutsevad oma kaasinimeste hüvanguks. Seda õiglust võiks kaasajal nimetada ka kogukonna truuduseks. Nii on meil Joosepi näol tegemist traditsioonilisi väärtusi elus oluliseks pidava mehega. Mehega, kes võtab oma igapäevakohustusi, nii puusepatööd kui ka suhteid lähedastega väga tõsiselt. Ja siis öeldakse, et Joosep oli kihlatud Maarjaga. Kihlus oli toona peaaegu võrdne abieluga. Puudus vaid ametlik õnnistus. Ning korraga öeldakse, et ta leidis enne Maarja koju viimist, see on abielumist, et Maarja ootab last pühast vaimust. Ja see ongi see sünge saladus, mis ei lase tal rahulikult oma tööle keskenduda. Joosepi jaoks võiks see tähendada vaid üht. Tema kihlatud pruut oli enne teda kellegagi kokku elanud. Seaduse järgi oli tal õigus Maarja avalikult hukka mõista. Ärasaatmise korral võinuks Maarjat ohustada isegi surmanuhtlus. Kuid Joosep ei tegutse impulsiivselt, vaid mõtleb selle olukorra üle sügavalt järele.
olles õiglane, tahtis ta Maarjale parimat ja seadis tema heaolu esikohale. Ta valis halastuse tee. Ma säästan teda avalikust häbist ja saadan ta sale ära. Selles inimlikult mõistetavas plaanis peegeldub tema suuremeelsus ja hoolivus. Niisiis ta on valmis loobuma oma õigusest, sest seaduse range järgimine poleks uut elu ju kaitsnud, vaid hävitanud. Ja see on esimene õppetund meilegi. Lähedasi hoides muutume osaks Jumala suurtest plaanidest. Just siis, kui Joosep selle plaani üle alles mõtiskles, ilmuski talle unenäos issand ingel. Me näeme, et ta oli Jumala ilmutusele sisemiselt avatud. Jumal sai teda ingli kaudu isegi unes kõnetada. Uni vastandub sageli päevasele teadvusele, mida me mõistusega kontrollime. Niisiis öeldakse siin midagi, mis ületab inimliku kavatsuste piirid. Otse kui seda sõnumi erakordsust toonitades pöördub ingel ta poole tähelepanuväärsete sõnadega. Joosep, Taaveti poeg. Siin toonitatakse Joosepi õiguslikku seotust Taaveti trooniga. Just see seos annab kõigele järgnevale tähenduse. Lapsendutu võis osutuda ametlikult Taaveti soost messiaks. Ja nii ütleb ingel Joosepile, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Seega on see laps Jumalast. Inimlik ummikseis osutub Jumala päästeplaaniks. Olgu see meilegi julgustuseks. Kuid sellega see lugu ei lõppe. Joosepile antakse ka eluliselt tähtis ülesanne. Ta peab lapsele panema nimeks Jeesus. See pole juhuslik nimi. Jeesus tähendab Jahve päästja ehk Jahve on pääste. Nii näitab see nimi Jeesus elu kõrgemaid eesmärki. Ta päästab oma rahva nende pattudest. Ja nii läks täide, mida prohvet Jesaja oli kuulutanud. Näe, neits jääb lapse ootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel. Paika pannakse ka Jeesuse hüüdnimi, võiksime nii öelda. Hüüdnimi Immanuel, mis tähendab tõlkes Jumal on meiega. Neid siis sündinu toob Jumala ja inimesed taas kokku. Nõnda täitub prohvet Jesaja kaudu antud Jumala tõotus 700 aastat pärast selle kuulutamist. Jumal peab oma tõotustest kinni ja isegi siis, kui meie jaoks tähendab see pikka tohutut ootust. Või me tunneme, et nüüd läheb liiga kauaks see ootus. Kui Joosep unest ärkas, tegi ta täpselt nii, nagu issand ingel oli käskinud. Ta võttis Maarja enese juurde, aga ei puutunud temasse enne poja sündi. Ta astus vaikivast masendusest osadusse Jumalaga, keda usaldas rohkem kui inimlikke kartusi ja kahtlusi. Nii andis see vaikne ja õiglane mees Jumalale, tema plaanidele oma ja-sõna. Ilma tema nõusolekuta poleks Jeesus saanud siia maailma turvaliselt sündida. Hea sõber, nii võib sinugi vastuolulistest olukordadest sündida midagi head. Isiklikust ilmutusest kujuneda õnnistus su lähedastele, võib-olla isegi tervele inimkonnale. Kogemus ja teadmine, mis valgustab tänagi masendunute ja üksikute teed, on see, et Jumal on meiega ja ka täna sinuga. Palvetagem. Issand, sa näed, et me oleme vahel nagu Joosep segaste ja masendavate asjaolude keskel. Ilmuta meil oma tahet. Juhi meid varjust valgusse, üksindusest osadusse.
muuda meie mured selguseks ja uueks eluks. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.